No nii, tere õhtust, tere päevast, kuidas kellegile. Nagu näha, siis täna on meid 2, aga ärge sellepärast muretsege. Meil on lihtsalt tehnilised viperdused. Meid tuleb juurde. Meid tuleb juurde, jah. Et kuna tehnika eile oli üle Eesti vist natuke viperdustega, siis täna on selline algus meil. Aga alustame traditsiooniliselt. Vaatame liigatabeli üle. Liigatabel on meil selline, üks vana pede. Tippus on muutusteta, ütleme nii. Seal allpool mingisugused sähinad käivad, aga üleval see ilma ei kõiguta, ütleme nii. No vaatame selle kuradi ilma üle, no. Ma eile alustasin juba ja ma pean täna jätkama. No mis ma eelmine game week rääkisin? Et kui sa see game week jälle jopad, siis ma annan selle võidu sulle. Et siis on läbi. Siis on läbi, palju enne. Game week 5 ja me oleme otsustanud. Täiesti, jah, no mis kuradi ülejäänud 33 game week järjest samasugused tulema. Ütleme, kui ma olen suutnud 5 game weekiga 40-punktilise vahe tuua sisse, siis ma arvan, et 33 nädalaga on siin veel tulemas igasuguseid keerde ja üllatusi, et mina nii kindel selles ei oleks. Muidugi üks mees eile üritas mind ka saboteerida, pääsedes ligi arvutile ja tuues sisse kaitsesse Parka ja määrates tega kapteniks. Aga võid kindel olla, et see sul edu ei too. Selles mõttes minu matemaatika näitab, et kui sa 5 game weekiga oled tekitanud edu 40 punktiliseks, siis 33 game weekiga, mis see siis on, 6 korda 40. Kiire matemaatika. 240. Tehki see. Kodudest tehk ära. Näppude veel. No, mis siin on? No mis siin on? Kuredi City, ei. No ma kuulen. City Arsenal, City kodus. Sul on Gabriel ja Raia. Seiseb 2-2. Ja nad toovad 2 mängija peale 11 punkti. Väga ilus. Kuidas see... Mul ei jõua kohale. Aga kes mul see pingi peal tuu oli? Ei no mis tuua sul pingile läksid mehed ju. No absoluutselt. Diogo Jota läks sisse, Rodgers tuli 10 punktiga asemele. Urraa on ju. Eks me kõik teame, et seal olid need mänguminutid riski all. Kus sa võtsid seda, et mänguminutid riski all olid? Jota ja Diasi puhul mõlemal on räägitud, et ei ole nii kindlad, et Nunes ja Kapkod ja... Ja okei, ja nad on nagu rotatsiooni ohud, aga see, et ta saab 0 minutit. Võt, kus me teame seda? No ei teadnudki ju. Ega mina selle Arne Slotti pähe ei näe. Jah, aga selleni ma tahtsingi jõuda, et noh, kurat, no... Ütleme selleks, et õnne oleks, selleks peab tegema teadlikud valikud. Tagantjärgi naati hea kiita, eks ole. Teadlikud valikud, kuradi 2-2 ja 11 punkti. Mu kaitseliin väravahiga on top 3 meeskonnad, üks nendest ka siis eelmise hooaja nagu parim kaitse. Jaa, sellega ma olen nõus. Aga... Standardolukordadest, kust tulevad Arsenali väravad standarditest. Nojah, te ju jalgpalli ei oska mängida standarditest lööma. Ei, sellega ma olen nõus, et jaa, kaitse on nagu väga tugev, aga mis nagu ajabki marru. See, et City ja Arsenal oma vahel mõlemad löövad 11 ja 2 väravat ja sa võtad Arsenali kaitsetelt 11 punkti. Vaat see on see. Noh, sul peaks olema see Guardioli punktid seal Gabrielil ja Raial. Vaat see oleks noh. Aga siis olekski teisipidi ja see ühtlustaks ära selle asja, aga näed, läks seda pidi. Sul on seda õnne, ma räägin. Vaat selleni ma tahtsingi lõpuks juurde. No kapten, jah, okei. Dias ei ole halb kapteni valik Bournemouth kodus, aga pigem miks Liverpool ja vaat kapteni valikut mõelda nagu hoolikamalt läbi ongi see rotatsioon. Sellega läks hästi. Et see ajab ka marru, nagu olgem ausad, ajab marru, aga... Eks seal sai räägitud, et Haalandit ei pane põhimõtte pärast ja ülejäänud häid kapteni valikut ma lihtsalt ei näinud. Ja siin tuli võtta jälle siuke risk ja see kord risk tasus ära. Mulle ei meeldi see, et esimesel kohal on seda õnne. Aga tead, alati kui võetakse riske, siis kunagi need riskid ka realiseeruvad. Ehk siis siin on 33 nädalat. Sa võtad kuradi esimest korda riski ja sul realiseerub see. Vaata Mintech ja Havertz ja Isakord, nemad on siuksed.
head poisid, kes nagu, keda sa peaksid rohkem aga näed, usaldama. ei tule nende pealt seda edu. Havertz ei suutnud 89 minuti jooksul ühtegi edukat söötu isegi teha eelmine mäng, nii et. No jah. Aga samas ütleme nüüd jällegi siin nädala sees Readingu või Boltoni vastu oli. Boltoni vastu sai jala valgeks. Aga eks teise klassi meeskonnad ka. Jah, ja tuleb ikkagi kiita üleüldist Eesti positsiooni sul top 10. Ütleme nii, et see liiga tase on nii kõrgeks aetud, et peab sihtima selle Eesti top kohti, et oleks lootust, et siseliigat võita. Jah. Nii, aga liigume edasi. Ei no tubli oled jah, tubli oled. Nagu mainitud, siis mina võtsin -4. Pigem ma arvan, et üldpildis ma sain selle 4 punkti ikkagi tagasi. Ma tõin siis Watkinsi ja Mitoma. No Mitoma ma tõingi sellepärast, et pidin kuskilt selle miinuse sisse tooma. Et okeid punktid sain, välja arvatud võrreldes mõne mehega. Aga ütleme nii, et ma oleks ise toonud ka Mitoma, aga mul sai raha otsa lihtsalt jätkunud tema jaoks, nii et. Mul jah, selle Mitomaga ei olnud põhimõtteliselt vahet, keda ma toon ja siis ma võtsingi Mitoma puhtalt matchday pärast, et mängisid Nottinghamiga kodus 2-2 jäi ja sai assisti kirja. Et kuna ma tõin Watkins ja Mitoma -4-ga ja nende pealt sain 17 punkti kokku, siis 4 punkti maha. Ma arvan, et see ei olnud nagu katastroof, et. Ei, absoluutselt see 6,5 miljoni mehe eest, mis ikka loodad 5 punkti on nagu siuke Hannes Võrke oma töö ära teinud. Sul on meeskonnast siiamaani Eze. Jah, see temaga mul oligi pikem plaan ka, et ma ootasingi Arsenali need head gameweek'id ära, mida ma võib-olla nüüd siis natuke kahetsen. Ma viisin Saka kunagi ära, tõin Palmeri asemele. Okei, Palmer tõin mulle punkte, aga Saka samal ajal ka raskete mängudega tõi alati assisti ära. Et selle riskiga, see riski ei realiseerunud. Et teisega oligi see plaan, et kui nüüd Arsenalil järgmised 2 gameweek'i tulevad väga head, ei 3 isegi, siis Ese läheb ära ja võin öelda, et ma juba transferi olen ka ära teinud, et Ese läks välja ja Saka tuli asemele, aga. Kus see raha tuli? Kus see raha tuli? Võt, jah. Teeks ise ka, et viieks 6 millise ära tooks 10 millise asemele. Võt, rahas jagub, jah, rahas jagub. Aga tegelikult, kuna need plaanid lõid lõhki alates ja Joao Pedrost ja Kevin De Bruynes kõik plaanid, siis taaskord kahetsusega pean tunnistama, et tuli uuesti -4. Ehk siis ma viisin Mitoma ka ära. Ja ainuke, keda ma sain siis lubada endale Adama Traore, sest et Rogersid, Semenjod, Smith-Rowe, kõik on hinnast tõusnud ja 5,1 oli mul pangas ja Adama tõin. Et Adama kindlasti mul ei ole pikema plaani mees, vaid oligi pigem lühike, et Saka sisse tuua nendeks järgmises 3 gameweek'iks. Et pikemad plaanid on jälle, et proovin katsun ikka kannatlikum olla ja ikkagi neid miinuseid mitte võtta, aga ma tunnen, et järgmise 3 week'i peab olema Saka tiimis. Seda ma tean, enamus meie liigast ta on sees. Ja muidugi minu jaoks on järgmise 3 gameweek'i ka Arsenali kaitsjad, kes peab olema, aga -8 ma kohe kindlasti ei võta. Et pigem ma näen, et Liverpooli mängud siin hakkavad veidi halvemaks minema ja ma ilmselt teen Robertsoni Saliba vahetus, sest mõlemad on 6 miljonit. Ma Gabrielit ei saa lubada. Et ühe Liverpooli võin jätta, Konate praegu on siuke põhimängija, et vast saan sealt nagu clean sheet'i punkte, et okei, Trendi ja Robertsoniga ilmselt ei saa nagu väga võrrelda. Pigem Trendiga Robertsoniga võib-olla veel. Et huvitav ongi, et sa oled siiamaani jõudnud niimoodi, et sul ei ole Arsenali kaitset, aga samas oli ka loogiline, sest oli 2 keerulist mängu. Aga jah, et siit nüüd neid sisse hakata tooma ja selle peale nagu transferid, sest Robertson või Liverpooli kaitse on tegelikult ka väga hea, kui nii võtta. Et muidu kõik need pikad plaanid, mis on olnud paberi peal, on kõik väga ilus alati, aga eks need kollased lipukesed löövad natuke sassi neid seise. Praegu ongi see
nii-öelda aspekt, et mul on Haaland ja Watkins mõned hästi kallid ründajad ees, et mis ei lubagi mul nii-öelda kaitsesse väga kalleid mänge tuua, eriti kui mul on keskväljal ka Palmer ja Saka nüüd ja 10 millised mõlemad. Eks kuskilt tuleb koonerdada ja see on see kaitseliin. Kuigi mulle tundub, et praegu, mis edu nagu sisse toob, ongi tugev kaitseliin, et hooaja alguses rääkisime, et clean sheet'e väga ei lööda, aga 2 meeskonda on, mis tegelikult toovad päris hästi. Kes suudavad seda teha, jah, aga ütleme nii, et mina alguses rääkisingi, et 3 kallist kaitseliini meest ja nende peale ma loodan ja ülejäänud siis ongi pingile 4,5 ja 4,0 ja Guardiol tegelikult ei ole seal tootnud midagi ja Guardiol nüüd langes täna öösel ka hinnas 5,9 peale. Et ma ei jõudnud teda välja ka vahetada, kuigi ma siin tugevalt eile juba mõtlesin, et ma tahaks teda ära viia. Ma ei reageerinud ja nüüd ma kaotsin hinda ja nüüd ma jonni pärast või enda sees. Kui ta juba niikuinii läks allapoole. No selles mõttes võib-olla Game Week 7 nüüd isegi hoid edasi, et tegelikult ta saab 90 minutit ja head mängud. Pepiga ei ole kunagi kindel, aga nagu me siin hiljem ka räägime, siis vigastused teevad omad. Ja loodetavasti ka Valker saab mänguaega ja siis see tundub ka Guardiolile rohkem. Ja City tegelikult on piisav kvaliteetne meeskond, et seda clean sheet'i ka lõpuks hoida. Kuigi jah, me oleme rääkinud, et nad on see sats, kes võidab 5-1 ja 6-1. Aga ma usun ka, et pigem hoida nii ka kui 90 minutit on, et tegelikult sinine vorm seljas siis võiks olla, kuigi jah, me eelmine või üle-eelmine nädal rääkisime, arutasime, kas ta on oma seda 6 miljonit väärt, arvestades seda rolli. Aga muidu nii ta on. Aga jah, selles mõttes top 2 me oleme oma liigas, et mina -4-dega vähemalt ei ole mõni mees, kes võtab -32. Ja nad ikka väikse vahe sisse teinud ei ole suur, aga midagi on seal, et see on ikkagi 2 väravajagu vähemalt. Pluss boonuspunktid sinna juurde. Kas me röstime teise tiimid ka ära või? Röstime need, kes meiega hiljem liituvad. No teeme nii, võtame siis selle 4. koha sealt. Kristjan Kirs, jällegi kuradi 2-2 pealt 7 punkti. Et ta sai 69 punkti, ma sain 79, et ma arvan, jah, ma ikka nagu kaldun selle peale, et tugev kaitseliin on toonud. Ja see mees on ilma Haalandita pannud terve hooaeg ja nagu ta on meile öelnud, siis ta ei kavatse seda tuua ka. Et ründeliin on tal väga kesine tegelikult. Sellepärast ta 4 on. Velbek lööb, aga kauba ta ikka lööb. Ta ei jõua. Kalvert Leuenna lõpetage ära. See on lõks. 2 meest on tal lõksud. Watkins on ainukene mees, kes seal nagu päriselt on tõsiselt võetav. Aga muidugi tal oli Muniz seal, nii et võib-olla isegi Kalvert Leuen on Munizi asemel. Või siis pigem tuua Raul Jimenez oleks olnud isegi. Kes nüüd ju on 2 mänguga 2 väravat minu arust löönud. Pole paha variant. Jah, Isaac Watkins on ka transfer, ma arvan. Et jah, siuke see on. Tal ka muidugi Joppast Jogo Jota välja, Smith-Rowe tuli sisse. Ma vaatan, et te olete kõik ikka maru analüüsi mehed. Mõtle, kaitseliin on tal sama, mis mul ja väravaht on ta võtnud sinu väravahi ja ta on 20 punktiga sinust maas. Sinust? Minust on ta rohkem siiski. 20 sa said ju 87, ta sai 69. Selles suhtes Game Week. Jah, Game Weeki mõttes. Ma mõtlesin üleüldiselt seisus. Et ta on siuke ristsats meiest, aga natuke demo versioon. Jah, see on ka Alibaba. Tegelikult on tubli sats, ei ole midagi öelda. Jah, ründeliin on ainult siuke, et pigem temal, kas sul on Saka? Ei ole, minul on keskvälja hästi nõrk. Jah, aga toodavad Rodgers ja Smith-Rowe. Et ütleme, need keskpärased keskvälja mängijad on hetkel tootnud. Lihtsalt seal ongi Liverpooli need mehed on nagu nende mänguajad, minutid on nüüd küsimärgi all. Aga lagunemas seal midagi ei ole veel. Võrreldes Sakaga, ma ütlesin ka, et ma tõin siin Tottenham, Võrsil, City, Võrsil, võib-olla isegi 3. Game Weekil, kui oli Brighton kodus,
kui ma kahtlen selles, et pigem oli 4-5 game week, ma tõin Palmeri sisse, noh Saka on iga mäng nüüd assisti saanud, esimene game week oli värav ka, et ta viimase 2 game weekiga tõi 11 punkti. Et vaatame, mis minu Palmer, et kas see nagu transfer, noh mul oli ka 11, 4-5 ka 11 punkti. Täpselt sama, et kas noh. Saka ja Palmeri vahe on see, et Saka on niisugune jälle aus töömees, kes toob sulle 5-6 punktiga game week, aga Palmer on siis niisugune võib-olla suurem kapteni valik, sest et ta võib tuua sulle 2-kohalisi punkte, aga samas seal võib ka olla 2 punktivoor kõrval. Palmeri ainuke miinus on see vorm, mis tal väljas on. Et muidu võib-olla mõnes teises... Oleks mõistlikku sätsida. Ja siis võib-olla tahaks isegi stabiilsem kapten siin, aga... Aga nüüd ütleme, kuhu teda panna oleks City's seda... Siis ta oleks rotatsioon, on ju. Arsenalis, hetkel on Odegaard vigastatud, tema asemel nagu oleks. Aga... Ja siis ta roll oleks ilmselt teine. Just, siis Liverpool ilmselt võtaks ta isegi. Jah. Aga siis ka siuke rotatsioon. Et selles, tegelikult on nagu mängija või nagu fantasy mõttes on hea, et ta seal Chelsea's on, siis me teame, et ta on nagu garanteeritud, et ta toob midagi, aga kunagi ei saa kindel olla, et kas me paneme ta kapteniks. Võib-olla eelmine hooaeg oli nagu siukest rohkem. Aga samas mees oli suuteline lööma selles meeskonnas üle 20 väravani, et... Jah. Mis meil siin järjekorras järgmine siis on? Marko Tamma. FC River. No tema läks kapteniga nüüd luhta. Aga siin sai ära öelda, et ta rääkis, et Haaland tuleb asemele, Haalandi raha on tal olemas ja selle mehe vahetused on vist nüüd ära tegigi, et seal läks tal kõik valesti, mis valesti minna sai. Aga eks ta ei karda ka riske võtta, nagu me teame. Ja süvitside asjadega ei lähe pinnapealselt. Jah, arvestades seda, et üldpilt kaitse on 4,5-sed seal trendi kõrval. Kuhu sellel mehel see raha läheb? Mille peale? Ma arvan, et tal on ka vaata nüüd Salah, Haaland ja Watkins. Just, ja. Ma ütlesingi praegu, et aga tal oli 10 milli põhimõtteliselt pangas. Tegelikult ründeliin on ju nüüd väga tugev tal. Haaland, Watkins, Mateta. Aga see on tiidi paneb küll need küsimärgid. Võtab tõsiselt võetavuse maha kohe hetkega. Et keskväli tegelikult koos Salahiga, Salahi asemel võib-olla Dias saab 5 milli endale juurde kuskile kaitseliini näiteks tugevaks teha. Et muidu keskväljaliin on ka siuke võrreldes näiteks sinu omaga Gano Rogers, temal on Peomasunas Smith-Rowe. Et selles mõttes on okei. No Mboma on võib-olla võrreldav rohkem Jotaga, sest nende hinnaklass on sama, et Smith-Rowe on natukene odavam. Smith-Rowe on nagu Ndidi hinnaklassis pigem. Aga okei. Et tal on igas liinis on nagu väga-väga kallis mees. Kaitseliinis on kõige kallim mees, keskväljal on kõige kallim mees, kes olla, ja nüüd ründas on kõige kallim mees, kes olla saab. Et kuidagi ülejäänud on siis siuksed säästuvariandid. Ja ma arvan, et jah, Ndidi asemel oleks, ma ei tea muidugi, mis tal seal pangas seis on, aga 5,0 on ja Rogers on 5,1, seal on Semenyon 5,6. Rogers on 5,2 juba. Nüüd jah, 5,2. Et... Jah, ja need Digne ja Veltman Brightoni kaitse seal üldse. Dignel on mänguminutit nagu ta on ja kui kaua ta surub. Game league'id olid neil head, aga jah. Et kuidagi on nagu... Ma ei näe siin Arsenali või Liverpooli piisav, Liverpoolist on 2 mees, võib-olla City'st kedagi või isegi Tottenhamist, et neid top tiime ei ole. Ja võib-olla Lewisest ta ju ütles mingi hetk ära, et võib-olla tagasi tuua. Aga mis siin ikka, 51 punkti ja tubli 5. koht, liigume edasi. Sander Ludi! No siin satsis ikka see üks nimi alati kohe tõrkab selle, see on ja transferi vaadates siis Kukureia on toodud Saliva asemel sisse. Väga huvitav valiks. Aga see game week tõi ta delikti sisse Van Bissaka, kes siis City vastu kodus ei suutnud puhast lehte hoida.
aga jah, selles mõttes Ludvigu tiim on ikkagi täiesti teine maailm ja seda võib-olla isegi nagu halvas mõttes, see lihtsalt nagu väga, väga huvitav valik, et nagu. No okei, keskväli on tegelikult Salah ja Palmer. Ja, no Mitoma. Mitoma ka, jah. Mitoma võiks seal muidugi põhis olla. Pigem mõne kaitsja asemel. See on huvitav. Fülgruh muidugi. Ja väravaht Alisson Becker on lihtsalt pingi peale jäetud. Väravahtide peale on nagu päris palju raha kulutatud. Aga eks siin alguses kõik ju tegid seda esimestel hooaegadel. Et mõtlesid, et peab olema siuke rotatsioon ja vahetus ja pandi raha võib-olla sinna kuhu. Ei ole mõistlik. Et Ludvigu puhul vist on päris tavaline nähtus ka, et tal on see 5. liin kogu aeg taga kaitses ja isegi, et clean sheet'e tegelikult ei hoita, siis ta väga häid punkte võtab sealt kaitseliinist. Aga selles mõttes, kui viiagi need lipukesed ära, Fülkrug ja Alisson Becker ja midagi head nagu asemele tuua, siis ju tegelikult on isegi täitsa viisakas. Okei, Manu kaitse tekitab küsimärke, aga punkte nad toovad. Ja võib-olla Madueka Palmer, mõlemad koos hoida sees. Ta on väga riskantsed valikut teinud. Kõik enamus hoiavad nagu Chelsea'st ja Manust eemale või siis näpu otsaga püüavad midagi leida sealt. Aga ta on nagu täiega investeerinud nendesse meestesse. Kui Manust ja Chelsea'st, siis pigem ikkagi ju ründaja või keskvälja mitte kaitsjad. See ongi väga high risk, low reward. Jah, põhimõtteliselt jah. Tema pool on see buy high, sell low. Aga Gameweeki mõttes ta viimaseks jäänud, et Markus ei vähem ja Lauri vist näpp. Ütleme, et kui mina oleks Lauri või Johannes, siis oleks häbi. Hingab kuklasse neile. Jah. Ja on ragilt terel. Nendel meestel peaks nagu rohkem kogemust olema. Et kui 32 punkti see, mis ta seal transferitel maha võitis juurde panna, siis tegelikult Laurist väga kaugel ei oleks ka. Ja Eestis on nüüd mingisugune 4200 midagi, et 9. Selliselt see asi liigub meil. Jah. Mis ta on? 4200 Eestis. Et ütleme, meil liigas on väiksed vahed sisse tulnud, aga kui siin nüüd tulevad Champions League tuleb rohkem iga nädalavahetus ja karikad ja nagu üldse jõulud tulevad. Ja peale jõule siis, kui hakkavad need blank game'i ja topelt, et siis on hakkab kaarte segama küll. Hakkab kaarte segama, palju keerda tuleb. Jah. Hästi. Aga kuna meil need tehnilised viberdused on, siis me näitame teile nüüd natuke naljakaid koertevideosi ja siis juba jätkame edasi. Uues stuudios. Nii hästi Ludvigu tiimiga sai ühele poole. Vaatame suuremad vigastused üle, mis meil siin on olnud. Joao Pedro on uuesti. Lipul. Jaa. Pikalt väljas on. 6. oktoober. See ei ole pikka aeg. Nädal aega. Põhimõtteliselt ühe Gameweeki siis jääb vahele võib-olla. Kas see midagi muudab teie vaatepildis? Ludvigu Welbeck kaptenina võib kindlasti selle võrra rohkem. Jaa. Aga suures pildis vist see meie siseliigast ta nagu midagi ei muuda. Meil teda küll ei. Brightonil pole mingi ulmemänge ka minu teada just tulemas, et selles suht kehvad game. Nii hea soos ei ole ka nagu kuidagi. Jah, võib-olla alates siin 12. hakata mõtlema. Aga nüüd see suur küsimus on muidugi Raia meil. Kuulasin, mis Arteta ütles. Artetas on muidugi hämas, et muscular injury, ta ütles, et 3 küsimärgist 1 on nagu tõsisem olla, aga kes see nagu tõsisem on, seda me ei tea. Et see on, ma vaatasin, et meie siseliigas ongi ainult minul ja Veikolda. Meil kummalgi on värav. Be humble, Be humble. Shut up, clown. Kusjuures ma olin nii lähedal teda sisse toomas. Ja siis praegu mõtlen nagu, et ta on võib-olla see, kellele minna siis triple Arsenali peale, nagu mis ma tahaks teha. Aga lihtsalt praegu veits hirmutab see, no siis tuleb mõni kaitse tuua, aga siis tuleb lihtsalt rohkem raha välja käia. Aga samas mul nagu selles mõttes praegu ongi olukord, kus tegelikult ma olen oma selle 3 kaitseliiniga nagu rahul, et ma ei tahaks nagu asendada enam-vähem nagu, et toon, ma ei tea, 6 miljonilise
kaitsja 6 miljonilise asemel nagu , et eriti veel olukorras . ma isiklikult arvan , et muidu lihtsalt selle Raia asemel koha pealt , et isegi kui ta jätab nüüd ühe game'i vahele , siis ma ise ei hakka varuga ära vahti isegi vahetama , sest et mul ei ole mõtet nagu raha panna sinna alla , et ta ülejäänud kogu aeg seisaks . keegi , kes siin mängib , ma ei mäleta isegi , kes ausalt öeldes . et on 4 miljoni mees lihtsalt odav võetud sinna . et neto vist Arsenali varuvärava maksab 4,3 ja , et ära ei viiks teda , aga sisse ka ei saaks praegu tuua . Need kõik , kes wildcard'i kasutavad , siis mul on väga hea meel , et nad ei saa teda sisse tuua . isiklikult ka igatsen oma wildcard'i , praegu see 6 game'ik on päris maasikas tuua ja just Arsenali mehi vaadata seal . aga ei tea jah , mis selle Raiaga saab . Gibbs White sai meil punase , tahtsid midagi rääkida ? Gibbs White sai siukse naljaka punase , see ei muuda midagi , minul ta hooaja alguses oli , aga siis mul oli ka kindel plaan Kunku vastu välja vahetada , aga Kunku ei teinud midagi õnneks , et sain kellegi parema asemele . mul oli nüüd mõlemad . jah , ikka saad esimene , jälle saad nõrva . Kuku pani ju nüüd jälle hat-tricki , Mhm. et kas tasub tuua 6,1 miljonit ainult mees . jah , Rodrigo vigastus , see vist annab jällegi , kui Lewis sai , ei saanudki platsile Arsenali vastu , ei saanudki . et ma arvan , et Rodri vigastus annab jälle talle minutite eeldused , sest Lewis ju mängib tegelikult nii-öelda paberi peal seal number 6 peal , eks tal , nojah , aga Stones on ka sinna panna . Pepil on lükkeid päris palju . jah , aga ma arvan , et selles mõttes , kellel Lewis on , et ma ei ostaks ja ma ei müüks ka . Need jah , Lewis on ainukene siukene , aga Man City kaitse , kui me oleme siin rääkinud , et lekivad ja lasevad ühe jah , alati sisse , siis ilma Rodrita on see suur , tõenäosus veel suurem . Jah. ma vaatasin mingeid statse ka üldse sellest ajast , kui Rodri on tiimi tulnud , on City mänginud 15 mängu ja 5 on nendest kaotanud . ja kui Rodri mängib , siis on nagu see kaotuse protsent ainult 13 . võrreldes ilma temata siis 33 kui ja samamoodi nad lasevad palju rohkem sisse . ma arvan ka , et kui City kaitseid vaadata , siis pigem see hooaeg või hooaja alguses vähemalt ongi see Lewis ainuke , kes on ründavam nendest , sest Guardiol eelmine kord rääkisime ka , et kas ta on oma seda 6 milli väärt selle rolliga , mis tal on , et siis me suht ühiselt otsustasime , et pigem ei ole , et on paremaid valikuid ja . samas Arsenali vastu tundus olevat see vana roll tagasi . aga vaata , seal oligi see , et Walker oli mängus Jah, ja kui Walker mängib , siis Guardiol ongi ründavam , aga kui on Lewis , siis on Lewis see , kes tõuseb sinna keskväljale ja Guardiol jääb 3 liini taha . aga vaadates , et Walkeri pealt võib-olla tuli need 2 väravat suuresti onju , et kas Walker jääb algkoosseisu ja kas see tagab seda , et Guardiol siis nii-öelda oma eelmise hooaja positsioonil saab siis jätkata või ? ma arvan , et vaikselt hakkab , ma arvan , et Guardiol hakkab seda Walkeri rolli rohkem nagu tegema , aga lihtsalt teises ääres . ja Lewis hakkab siis nii-öelda olemagi see ründavam pool . kuigi ma ei tea , Peep ju tegelikult enne Arsenali mängu ütles ka , et ta teeb ju taktikalised nagu muudatused , midagi suuremat . nüüd lubas hakata poole ajal vahetusi tegema . nii et mina igatahes ka olen tõsiselt selle seal hulgas , et Guardiol välja viia tegelikult . ja otsida väärtust võib-olla keskväljal rohkem juurde . jah , järgmine on Becker meil väljas . eelmises mängus oli neil Kelleher , on mul õigus , ja tõi clean sheet'i . et Kelleher vist on üldse näidanud varuväravaina päris head esitust . aga ma vaatan nüüd , et aga Alisson on kohe-kohe tagasi tulemas . jah , selles mõttes pigem jah , et kellel on siis ilmselt mitte müüa mingi rumal transfer nagu ära anda , et pigem hoida , kui on keegi hea või see algkoosseisu väravat olemas . et ma arvan ka , et ta nii pikalt ei ole ära . veel suurte eest midagi ei olegi . Kevin ,
eks Kevin annab Fodenile nüüd seda aega, aga ei tea veel jah, kui kaua ta väljas on ja tegelikult ka Pep Roulettis ega Fodeni aeg ka kindlustatud ei ole. Pigem Ilkay Gündogan. Kovacic. Ütleme nii, et meie seas vist ruletimängijaid ei ole väga. Ainult punasele. Kindla peale. Jah. Odegaard, kas jalgpalli mõttes, mitte nüüd fantasy, vaid jalgpalli aspektis, kas Odegaardi puudumine mõjutab Saka või Havertzi seda esitust nagu jalgpalli aspektis? Kas mõlemat või mitte kumbagi või ühte rohkem, teist vähem või mis te arvate? Havertzit kindlasti, sest see tähendab seda, et Havertz ei mängi enam ilmselt meil tipus, vaid ta peab võtma Martini koha seal keskväljal. See tähendab seda, et ta ei ole nii suur oht väravale enam. Ehk siis tema, nüüd ta on fantasy's see aasta ka ründaja. Ma räägin ainult jalgpalli aspektis, mitte fantasy. Jah, aga ta peabki täiesti teist rolli mängima ja ta peab seal ülesehitusel ja kaitsetöös palju rohkem vaeva nägema, kui ta saab rünnata. Nii et tema puhul kindlasti mängib see rolli. Mis teised arvavad? Ma kuulsin või kuulsin vahetele, et Havertzi numbrid kohe lähevad halvemaks, kui ta mängib seal seda 10 seda tipuründaja kohta. Et kindlasti mõjutab halvemuse poole. Teised? Ei, ma olen täiesti nõus, et see öeldub ja minu arvates mängupildist on ka näha see, et see rünnak ei ole enam nii voolav ka, et ta on punnitatud rohkem ja teiseks veel see ka, mis tegelikult, miks ma eelmine nädal küsisin, et kas panustada kaitsele või rünnakule, see oli ka sellest ajendatud, et saada seda tunnetust, mida te mõtlete, aga samas kinnitus sellele, et hetkel tundub, et Arsenali kaitse on natuke parem kui rünnak. Vend analüüsib meid ka siin. Aga Saka, kas tema ainult jalgpalli aspektis, et Odegaard ju on Arsenali keskvälja nii-öelda see mootor, kes leiab neid häid käike nagu, et kas Saka see mäng ka nagu kui me võtame üleüldiselt Arsenali meeskonna, siis Martin mõjutab seda nagu väga palju. Arteta on seda öelnud ka, et tal on nagu kõik plaanid olid välja mõeldud, kuidas ja mismoodi me mingite meeskondade vastu mängime. Ja nüüd see vigastus lõi ta nagu kõik sassi. Nagu minul fantasy's. Nagu meil kõigil. Ja siin on mõni. Ma oskan välja tulla nendest asjadest. Aga Havertzil siis kindlasti rohkem mõjutab see ja Sakal niivõrd kuivõrd. Saka mängu ma ei usu, et see mõjutab nii palju. Kindlasti kogu meeskonna mängu ta mõjutab, aga Saka ta on iga mäng see hooaeg tootnud midagi ja ma ei usu, et see peaks nagu selle pärast lõppema. Ta on suuteline seda ka ilma Martinita tegema. Selles mõttes ma nüüd Saka neid big chances, mis eesti keeles siis on. Need on selles mõttes rahvusvahelised terminid, et ma arvan, et vaatajatel on okei, kui me kasutame neid. Mr. Worldwide. Jah, et kui Odegaard ei ole, kas Saka nii-öelda see big chances created on muutunud, näiteks Saka ei ole ju ise tegelikult skoorinud, ta on ühe esimeses mängus ainult värava, kõik ülemängud on assisti andnud. Aga need mängus, kus on Odegaard, kas ta seal oli nagu tõenäolisem ise ka skoorima, kui nüüd, kui teda ei ole? Mida ütleb meie numbrimees? Ma pole nii selle pilguga vaadanud, aga lihtsalt mida mu kõhutunne ütleb ilma numbrit vaatamata, ma pakuks, et tegelikult tal on keerulisem. Lihtsalt juba sellepärast, et Odegaard nagu ehitas nii hästi seda mängu, mis nagu tekitas selle mängu sujuvuse või voolavuse, aga nüüd, kui see mäng nagu keskvälja nii ei liigu, nagu ta on harjunud liikumas, tähendab seda, et Saka, mina võib-olla kõige rohkem kardan seda, et Saka võib ära kaduda praegu Odegaard. Palli saab vähem, pall jõuab raskemini tema. Et selles mõttes, kui minna nagu hästi sirgjoonelise mängupildi peale, siis põhimõtteliselt Odegaard oli see, kes annab selle nii-öelda killer passi sinna liini taha Sakale, kes annab assisti edasi, et nii-öelda seda killer passi on siis vähem nagu kui sirgjoonelis nüüd on küsimus, kas Saka on piisavalt mees, et enda peale see võtta ja ära lahendada sealt.
aga seal võib see olla jällegi, et kas Sakast saab see, kes paneb nii-öelda hokisöödu, vaata. Praegu ta on see, kes saab, või Ödegaardiga paneb Ödegaard selle hokisöödu, oletame, onju. Ja siis Saka saab selle lõpliku assisti, onju. Aga praegu vähemalt nagu, City mäng nagu jättis selles mõttes nagu see on selline anomaalia natuke, et City on tugevam vastane, pluss veel teine poolaeg nagu Saka ei saanud ka oma võimalust, onju. Aga lihtsalt Petis. aga lihtsalt jah, ma nagu minu kõige suurem kartus on see lihtsalt, et Saka nagu Sakat võib-olla mõjutab Ödegaardi nii-öelda puudumine kindlasti rohkem, kui see mõjutab kaitseliini. Aga kas ta mõjutab ka minu see kõhud ütleks, et nagu skoorimise mõttes mõjutab rohkem kui assistid andmise mõttes. Kuigi Saka jälle see hooaeg nagu väga skoorib. Ma mõtlengi, seda mõtlesin, et nagu, et kui nüüd Odegaard nagu on, et siis ma arvan, ma ei tea neid numbreid, aga ma arvan, et Odegaardi olemasoluga Sakal on tõenäosus nagu rohkem skoorida. Aga kui Odegaard ei ole, et siis pigem assiste. Ma arvan, sest et Odegaardi need killer passid võivad olla juba seal, kus võiksid ju värava lüüa, ma arvan. Aga ma jällegi, ma ei tea numbreid ega ma ei tunne numbreid mul ühest 5-ni. Et praegu muidugi ju tegelikult Arsenalil on suht rasked mängud ka olnud, välja arvatud see Game Week 1 on, et aga siis tal on olnud kindel võit ikkagi Villa vastu, Brightoniga viik, siis on olnud Tottenham ja siis on City on. Ja nüüd neil tulevad 3 väga magusat mänguvooru on, et võib-olla ütleme nii, kui kuskil Ödegaardis nii-öelda ütleme nii, siis Ödegaardi pole, siis need on need 3 game week'i, kus üldse võiks nii olla. Et nad on nii hästi tulnud läbi viimasest 2 mänguvoorust, et võit Tottenhami vastu ja siis City'ga viik. Et selles osas näitab ikkagi, et Arsenaliga tasub arvestada ka nagu rünnaku poole peal, lihtsalt hetkel on need teised mehed olnud. Seal on lihtsalt väga palju küsimärke selles suhtes ongi, et mina läheks tugevalt kaitse peale, kuna kaitses nad on ennast tõestanud ja pigem edasi on ka rohelised lipud. Ründes ongi ainukene mees, keda võtta praegu Saka. Mul on endal Havertz, ma teda ära ei hakka viima, sest ma näen, et sealt võib tulla midagi, aga lähinädalatel peab kindlasti seda jälgima, sest et Rossard, Jesus, Martinelli, kõik need on ka, me ei tea, kus nad mängivad, kui palju nad mängivad ja palju nad üldse toota suudavad seal. Kui mu mälu ei peta, siis minu praegu see City mäng muidugi toob hästi suure anomaalia sisse, aga võrreldes eelmise hooajaga on Arsenalil enam-vähem poole vähem pealelööke ja poole rohkem neile tehtud pealelööke. Et see Arsenal, kes oli eelmine aasta, seda pole nii kui naa hetkeseisuga näha nii-öelda sellel hooajal olevat. Aga samas nagu Arsenal on Arsenal ja siis sellepärast ma veits imestangi, et see on nagu nii head punktid on, et ma hooaja alguses olin ka, et kas minna nagu pigem nagu võtta Raia ka või mitte. Või siis ma mäletan lihtsalt eelmine hooaeg oli see, et kui teil oli Havertz ja siis nagu oligi see, et ma istun oma kaitsjate peale, aga siis Havertz pani mingi 2 või 3 väravat on ja et see tunne, mis eelmine hooaeg mängides oli ja mõeldi see, et nagu iga kord, kui Arsenal lõi värava ja võtad telefoni alati vaatad, et see on Havertz, oli palju keerulisem kui see, et Raia äkki samamoodi ei too seive ja toob lihtsalt 6 punkte ja siis mõtled, et lähed riski peale välja, aga nüüd tundub, et tegelikult meeskond ise on meeskonnana edasi läinud, nad ei ole enam poisikesed, need on kogemust tekkinud ja nad oskavad lihtsalt võita. Nüüd nad oskavad võita, jah. Et see vahe on lihtsalt ja statsid, jalgpall on niisugune, et statsi ma võin vaadata, aga vahepeal on ikkagi mingisugused mehed lihtsalt tulevad ja löövad. Et eks ole näha, mis Sterlingust ka muidugi saab, tema unustasin enne mainimata, sest nüüd oli ju 2 väravat, kui ja Martinelli ju ei ole väga hästi mänginud. Nii, aga liigume edasi siis. Küsimus Ludigule, kuna tema on kõige suurema tõenäosusega see wildcardi tegija, aga teistelt ka sõna sekka.
kui sa nüüd wildcard'i teed, kas nüüd vaadates trendi tulemusi ja punkte, kas wildcard'i tegijatel ja üleüldse, kas Trent on tiimis siuke must be? Et kui sa teed nüüd wildcard'i, kas Trent on nagu esimesi valikuid, kelle sa satsil nagu tood kindlasti? No ma mõtlesin ka tema peale, aga nagu mitte nagu must be selles mõttes, et arvestades, mis mängud tal tulemas on nüüd? jah, et küllaltki nagu rasked mängud Liverpooli jaoks, kogu satsi jaoks. No järgmised 3 on 2 võõrsil, 1 kodus, Wolves, Crystal Palace on võõrsil ja Chelsea on kodus. Selles mõttes okei, nad ei ole kõige magusamad, aga noh, punktide saab 1, ainult see Nottinghami vastu kaotus on blank. Kui me võtame selle, et see hooaeg ainult 1 blank, mis siis kodus täielik häving ootamatult. Eelmine hooaeg mäletate te, kui ma küsisin sult, et ühes game week'is, et ütle mulle 1 mängija või me arutasime ja siis ma ütlesin, et 1 mängija on nagu 11 game week'i järjest tootnud punkte ja siis sa olid nagu, et ei ole ikka. Ja siis sa vaatasid Trenti ja Trent oligi ja seal olid nagu kahekohalised skoorid ka. Et ta on päris stabiilne, kui ta ikkagi mängib. Et teistele ka või siis wildcard'is või siis sa hoiaksid teda selles mõttes eemale natuke ja võtaksid mõne odavama, noh näiteks Arsenali kaitsjad on siin praegu väga heas valikus. City kaitsjad, no okei, City'l on head game'id tulemas, aga City kaitse lekib, võib teha keskväljale nagu panust juurde. Et kas Trent on nii-öelda, kas ta peab olema satsis või pigem see wildcard, game'i 6 wildcard mitte? No ta kindlasti ei pea olema, aga Fantasy't sa ei võida ilma temata selles suhtes. No kui võita tahad, siis peab olema, kui niisama lõbu pärast ei pea. Võid võtta näiteks Livramento. No pigem ikka võidu mõttega jah. Keegi mängib niisama for fun ka. Peab olema. Ma ise isegi ei teaks, kui mul praegu oleks nagu wildcard'id ja mul ei oleks seda sees. Ma ei oleks väga kindel, et ma isegi tooks. No midagi see hind on. Ma võibolla, ma arvan, ma oleks cheap bastard ja ma tahaks sinna keskvälja otsida väärtust ja ma läheks võibolla Robertsoni või Konate peale üldse. Aga see on siuke risk. Samas ju ei, noh selles mõttes, kui sa võtad wildcard 6, kas sa üldse võtaks Liverpooli kaitse? See on ka ometi küsimus jah. Kuigi neil on nagu päris palju clean sheet'e see hooaeg. Seda küll. Võib-olla üldse vaadata Pedro Porro poole. Ei no selles mõttes Porro ju noh kaitsjatena Spursis ju ainukes on esimesed 2 game week'i noh 9 ja 6. See Trent on, kui ma kiirelt vaatasin praegu statistikat, on ikkagi Liverpooli rünnaku poole pealt oht number 3. Ehk siis Liverpooli, kui sa saad clean sheet'i, sa saad Trendi poole pealt punkte ja tegelikult kui ta nii suurt mõju avaldab ka nagu Liverpooli rünnakule, et siis seal on nagu see lagi on päris kõrge. Lihtsalt jah, nüüd on see küsimus, et kas sa lähed selle clean sheet'i peale järgmised 4 game week'i või sa lähedki ainult selle ohu peale, et noh, kui sa lähed selle rünnaku ohu peale, siis võib-olla on siit võtta, võib-olla 6 milliga võtta Gabriel või Saliba. No Arsenali kaitsed, ma arvan, et mitte kellegi ei jää välja 1 vähemalt, kui mitte 2. Minul ei ole praegu ühtegi parata. Me läksime aga see muutub. Liiga vara. No eks Trent, noh ta on 7,1, ta on iga hooaeg olnud seal. Ta oli 7,5 isegi enne hooaeg või? Kas on isegi 8 olnud või? Nii palju minu ei ole. Okay. Aga ta on alati ka õigustanud ennast. Mina küll mäletan 8 mingi hooaeg. Aga noh, pigem ongi see küsimus, tegelikult noh, ei ole ju mugavad, okei. Nad on näidanud oma clean sheet'e. Okei, Manu Võõrsil, noh Manu Võõrsil ja mingi pähkel, see on nagu Barcelona Bernabeul. Aga siis jällegi, kes on Liverpooli jaoks raske mäng, mina arvan, et City ja Arsenal ainult. Seal rohkem neid ei ole.
no ma ei tea, Nottingham oli ka raske noh. no jah, see on sellised siuke tiimid, kes istuvad ekstreemne madalal plokis kaitses, need on Liverpooliga minu arvates läbi aegade alati nagu keerulised. no Wolves tundub nagu võõrsil võiks olla siis maiuspala ju. Eriti kui Mosquerat ei ole ka enam praegu ja vaadates, kuidas Dias on ja paneb seal äärega. ei no fakt on see, et Liverpool lööb väravaid jah, aga kas nad need 4 järgmist game week'i hoiab puhtana? kuna me räägime praegu ikkagi, kui nii pidi mõelda, et trendil puhul me võime rääkida nii clean sheet idest kui ka tegelikult see. kas sa võtaksid ta wildcard'is praegu? ma küsin nii. jah. hästi, Ludvig. ei. jääd Kukureia juurde. Kukureia. Iiris, kas sa võtaksid ta? Marko? no mul ta juba on jah. kui vähegi. kui teda ei oleks sul ja sa teeksid wildcard'i? kindlasti. ma nagu või selles mõttes, et ma võtaksin, aga ta ei pea olema must be nagu. aga Kukureia? Kukureia, aga ei pea olema, aga mõistlikum valik oli ikka, kui see Wan-Bissaka. aga kes see peab olema siis? no ma pakkusin Haalandit välja, aga Haaland. aga Haaland ei mängi kaitses. seda küll. kaitseliinist räägime. no jah. siis jääb ikka Arsenal. üks nimi. Dalot. no Dalot, no lihtsalt sellepärast, et ta manust on ja ma Manu fänn olen, et sellepärast ma ei saa vastust. ei, see on okei. Mikolenko. Evertonis räägitakse küll, et kaitseliini mehed hakkavad pigastuspausist tagasi tulema, et tasub mõelda. 3 asemel korjatakse 2 välja nüüd. Brentford mängis isegi juba mingi U20 whatever ja duubli ikka tegi täismängu ära, et. see on siuke tederi jutt juba, et paneme punase peale, et äkki nüüd muutub, et 20 korda must tuleb, paneme nüüd punase peale. et ma tavaliselt püüaks 1 või 2 game'i ikka oodata, vähemalt näha midagi, et nagu läheb sinna suunas. ei, kui praegu wildcard'i. no ma ei tea, te Rodgersiga vaatasite 10 korda panite mustale. ei no me ju rääkisime, seal oli ka tuline arutus, et. aga ma arvan, Rodgers oli pigem ikkagi see, et ta on lihtsalt nii soodne on ja. no sinul ta tuli pingi pealt üldse mängu. ei mul. no aga ma rääkisin, et 5 miljoni mees, kes pingil on nagu ideaalne, kes mängib nagu Ronaldinho seal, et miks mitte. et ükskord peab tulema ja tuli. jah, ja siis tuli mingi Jota asemel mängu ka, see oli ka ära analüüsitud teil muidugi no.. aga omatigi ta on ju 0,2 miljonit tõusnud, Rodgers, nii et. jaa, väga tubli noh, väga tubli. aga ta tuleb puhtalt selle pealt, et lihtsalt sa, paljud, kes praegu on seal A peal olnud, lähevad Haalandi peale onju. ja siis lõpuks sul on kuskilt vaja see mingid. no võta Onana siis. eelarves lünka täita siis. kuradi Kalja Koveim sinna pingiga. Tederile pannakse soole ainult päeva peal. no fakt on see, et ma olen teine praegu. igavene teine. nojah. teeme Eurofantasy't või? teeme Champions League'i fantasy't või? kurat noh. teengi ja seal saad oi pika puuga. kes teie jaoks Game Week 6, kui me nüüd siin Game Week 6-st sellest räägime, kes need top transferid sissetoomised oleksid, kui ainult Game Week 6 vaatame? no võin kohe öelda, tooks Arsenali, triple up. kas sa tooksid 2 kaitset või 2 ründajat? pigem vaataks kaitse suunas ikka. aga noh, selles mõttes, kui vaadata Game Week 6, aga samas ka kuni 8, nii et siis ütleme nii. ainult 6, vaatame ainult 6. ikkagi puhas. ei. kaitse peale tuleb. ei, ainult 6. ja Leicester kodus, kaitse on kindel taga ja rünnak lihtsalt okei, kui kellel on Saka, hoiaksin Sakat, et selles mõttes. ma arvan, et Brentford, oma võiks olla ka siuke, keda Game Week 6-le vaadata, kellel on, ma ei tea, kollased lipukesed või punased lipukesed, et keskväljale Peomaa ei ole nagu nii kallis ka. Semenyo, Portland, Watkins, Southampton, Solanke, Manchester United võõrsil. no ei, see on kindel. Need oleme ju siin rääkinud, et Manu vastu võib kõike tuua. Isegi Spursi. Chris Wood näitas, et ta on nüüd ka Nottinghamis penaltite peal.
et mis me Aston Villa kaitsest arvame? oi, sõelapõhi. kui siis ainult jah, ei Ei, isegi mitte Hirmsasti kiideti küll varasemalt, aga tundub vist, et ei ole. Aga Chelsea'st? Chelsea, noh, Jackson Palmer muidugi ja Nicolas, jah. Jackson kogub vormi jälle. Jackson on siuke trap ikka, noh. Ise ma tahtsin väga tõsiselt tuua, aga siis mõtlesin, et ma ei saa. Muidu ma ei ole tõsiselt võetav sats. no samas, kui vaadata nagu Game'i 6 naitse kaugemale, et noh, meil on siin ekspert pikalt mängijate hoidmise osas, et keda sa vaataksid praegu long run'is, kui sa teed, oletame, kui sa teeksid wildcard'i, et keda tuua ja keda hoida pikemalt. See sama transfer, mis sina tegid ikkagi. Ja ma arvan, et Brentfordi kaitsest ka võib-olla keegi, ma ei mäleta, kes seal oli, Flecken oli väravas on ja kes seal Collins ja kes seal see teine kaitse oli. Jah, et Brentford võiks nagu olla sats, keda vaadata, kes võiks teha midagi. Brentfordil vist on ainult järgmise 20 on siuksed okeid, 2 kodumängu. noh, Manchester United on siis võõrsil, siis on Ipswich nii-öelda Game'i 8-9 ja siis on Wolfham, Bournemouth. Et selles mõttes ainukene võib-olla keerulisem mäng ongi Manu võõrsil, aga noh, me teame, mis me Manust arvame. Ja siis võib-olla järgmine raske, ma ei tea, kas Aston Villat võib raskelt lugeda, on Game Week 14. Ja siis on 3 rasket mängu, on Aston Villa, Newcastle ja Chelsea. Aga noh, ütleme nii, ma arvan, Mbuemo nii-öelda pigem ründava suunitlusega mängija, et siis vahet pole, kas sul on seal Manu või Aston Villa vastas. Ma arvan, Brentford võib toota seal. Ja Brentford saab päris hästi penaltit ka. Ja keegi ei hoia väga nulli ka nende vastu. Aga kes oleks Game Week 6, ütleme top 3 kaptenid? No. Number 3, nagu algame nagu altpoolt. Noh, 3-2-1. Watkins. Number 3 Watkins või? Ipswich vastu. Esimeseks ei paneks, päris võõrsil mängi ikkagi. Okei. Ludwig. Mis see küsimus, mis küsimus? Kurat, ärka üles mees, Raib. Number 3 kapten. 3. top kapten. Kes oleks Game Week 6 sinu jaoks? Äkki, no ma ei tea, kui ma trendi tooks näiteks, et äkki see olekski tema äkki. Anders. Mul oleks, kui mul oleks meeskonnas Salah, siis oleks tema number 3 hetkel. Või no ilmselt, kui mul oleks Salah, siis ta oleks seal kõrgemal. Aga kui üleüldist pilti vaadates, siis Salah on 3 mul praegu. Kirs. Saka. Ma arvan, et mul oleks ka Saka. Ja number 2 oleks minu jaoks Salah. Mul on number 2 oli Saka. Ludwig. Number 2. Haaland. Okei, Marko. Ma mõtlen praegu, kas ma ütlen Haaland teiseks. Kirs. Haaland sellepärast, et mul on Salah. Ja Salah on mu top 1. Ma jään Haaland top 1. Minul on ka Haaland. Mul on Salah top 1. Vahet ei ole küll vastu. See ei oma tähtsust ja ta on siuke masin. Wolves lekib nii hullult, peab olema Salah esimene. Ludwig, number 1, kapten. Salah, sest et mul Salah peaks olema satsis ja Salah. Ja kui see ei ole nagu vahet ei ole, kes sul satsis on üleüldse nagu top 3. No, ikka Salah või? Ma arvan, et top 1 oleks Salah. Mis sul, mitme Salah siis sul oleks? Sul on top 3 on Trent, siis on nii... Siis oli Haaland. Haaland oligi teine. Ja, aga Palmer. Palmerit. Miks mitte? Brighton on... Aga pigem mitte top 3 on ju. Sest lihtsalt Leicester, Arsenal. Ainuke see põhjus, miks Chelsea nagu mehi kapteniks vist ei pane ongi sellepärast, et nad mängivad Chelsea's. Sest Palmer nagu toob häid punkte, et väga tore, aga kapteniks ei usalda. Sest ta puhtalt mängib Chelsea's. Puhtalt sellepärast. Jep, nii et ühesõnaga
Haaland versus Salah, et midagi huvitavat siit meil ei tulnud praegu. pigem mitte jah, no mina muidugi olen see suur kodumängude eelistaja, et noh, siis paneks ka Saka, aga kurat, Haaland on Haaland, noh. Kodumängu eelistajana Semenyo äkki. Semenyo kapteniks jah. Eks omal ajal oli ju siuke mees nagu Aguero, kes oli kodumängude mees. Ma lihtsalt praegu, miks ma kokku vaatan, ma sattusin oma meeskonda vaatama, et täna me salvestame seda podcast'i minu arvutist ja üks mees on pääsenud mu fantasy meeskonnale ligi ja on huvitavad kapteni valikud teinud seal. Räägi oma kapteni valikust uuesti äkki. Kapten on liigast ära läinud Valentin Barco. Näitame teistele ka. Haaland siia viimaseks hiidud. Pane triple captain pane ka. Absoluutselt. Paneme jah. Nii tore, kui sul on siuksed sõbrad, siis ei ole vaenlasteks aega. Mänguaeg siis meil jah. Nagu ikka. Teadmiste kontroll. mida kell 11 neljapäeva õhtul ikka teha? Kuidas me teeme, kas me testime punktide peale teid? Et tahate võitja välja selgitada või me lihtsalt teeme niisama sõbralikult? Mina olen nõus sõbralikult. Teeme sõbralikult jah. Teeme esimene on kerge, nii et esimese teeme sõbralikult. Ma seisan teie kõigi selja taha siia lihtsalt sellepärast, et siis ma vaatan järjest siin. Äkki Ludvig istub siia siis? Absoluutselt. Nii, kas ma teen, ühesõnaga hakkame pihta. Peate ära arvama mängija. Mina ütlen meeskonna ja riigi ja selles meeskonnas peaks mängima ainult üks mängija sellest riigist. Oota, meeskond, sa ütled riigi, mis riigis alt mängib? Ma ütlen meeskonna ja riigi. Ja selles meeskond... Kui ma ütleksin Arsenal ja Norra, siis see mängija oleks Okei, davai. Eks see on küllalt lihtne. Läheb lihtsamatest järjest raske keerulisemateks. Kuidas me teeme, kes enne vastab või tõstame käe või? Teeme nii, et kes enne vastab. Alustame nii. Meeskond on Liverpool ja riik on Prantsusmaa. Konate. Just nii. Sandril on taga fantasy's, nii et huvitavat ei tulnud. Ma hakkasin Tšuvameni ütlema. Siinkohal tuleb nüüd suur võimalus Ludvigule, nii et tasub valmis olla, sest meeskonnaks on Manchester United ja riigiks Cameroon. Kirjus vist oli kõige kiirem. Kõnneks keegi kuulnud, mis ma ütlesin. Nii, ja kolmandaks tuleb minu lemmikmeeskond Arsenal ja hetkel sõjas olev Ukraina. Tšetšenko. Väga ilus. Ja Teder ennetas. Siin ei olnud variantigi. Ma ennetasin Toomas Partiga. Nii, riigiks tuleb meil seekord Argentiina ja meeskond on Chelsea. Enzo Fernandez. Mõned mehed siin teavad. Ma ennetasin. Tuli Argentiinaga esimesena see mees meelde. Kas kõik meeskonnad on Premis, mis tulevad? Viimane ei ole. Okay. Järgmine on nüüd küll Premi meeskond. On Manchester City see meeskond ja Holland. Okei. Jep, Holland. Holland. See story ma kuulsin, Norra. Päris head teadmised on teil, väledad olete, aga nüüd tuleb võib-olla siuke pähkel, mida kõik kohe ei tea. No proovime. See on nüüd Hispaania liigast. Siukene meeskond nagu Real Madrid. Seal on üks, keda loputatakse. Ja riigiks on Morocco. Hakimi. Enam paras ära. Morocco ja Real Madrid. Ta ei ole põhimees. Ma võin öelda, et see mees on mänginud ka tegelikult Hispaania koondises, aga tänasel hetkel ta mängib Morocco. Ta ei ole põhimees ju. Morocco. Pingipoiss on ju. Mingi Küüler. Ütleme, et ta on Hispaania koondisest ühe mängu teinud ja siis edasi on mänginud Morocco eest mingi 6 või 7 mängu. See hooaeg La Ligas on tal 5 mängu, 1 värav, 1 sööt. 1 värav, 1 sööt. Siis ta võiks olla kuskil seal. Viimases mängus ta tuli vahetusest, ta on 25 aastane. Hendriks. Need on Brasiilia ju. Oot, kas ta praegu mängib ja... Täna hetkel ta on Real Madridis jah. See hooaeg on 5 mängu teinud. 1 värav, 1 sööt. Kuna see on iga päev.
ma ka ikka ei Champions jälginud. League'is eelmine hooaeg sai 9 mängus isegi mängu, 2 väravat, 1 assist. kas äkki on see Garcia? ei ole, ta vist on hispaanlane. vaatan mis. vot see on pähke. Kaalub 59 kilo. Ta tuli varasemalt AC Milanist aastal 2020 ja tegelikult ta oli minu arvates teada, oli ta pikalt AC Milanis ka laenul. ma vaatan sulle üle, ei ole päris kindel. jah, ta oli 2020 kuni 2023 oli Milanis laenul. Amrabat. ja ta on tegelikult nooruses mänginud ka Manchester City's. no seal on tal 5 mängu ja 0 väravat, aga. kurat, ma vist ei tea seda. oota, 5 mängu, 1 värav, 1 assist on praegu jah? jah. Eks äkki ta seal keskväljal Bellinghami kõrval siis äkki kuskil on või? ta on tõesti ründavam poolik või siis siuke ääremängija. no Kühler on ju Türgi. Türgi jah. ma ei tea seda mängijat, ma kardan. kas sest ma olen terve nimekirja läbi läinud. mina isiklikult ka teda ei teadnud. ei teadnud jah? Kas- no, ma ei jälgi ka vaata võõrst. kas ta mängis viimases Reali mängus ka või? ja kõige viimases nüüd jah, ta tuli vahetusest sisse. see jäi, mis seis jäi? Sportingu vastu oli see vist ei, Kurat, Stuttgardiga ma ei oli saa- 3-1. ei, ei, liiga mäng ikka oli Liiga. viimane. 3-2 Alavesiga äkki. jah, Deportivoga. ma isegi ju, mul oli see läpakas mäng käis, sest mul oli pandud punasele selle. aga ma vist panin. ma annan alla. kas on tuttav nimi või? võiksime teada teda ikka või? Mats ütles, et ta polnud. mina isiklikult nagu ei teadnud teda. noh, ma ei jälgi ka Hispaania liigat selles suhtes ma ka ei jälgi. ja ma ei tea nagu seda ka, et sa ütlesid, et pähkel tuleb, oli see on lausa topeltpähkel. kas ta Maroko koondises nüüd MM-il oli või? ta on sellest aastast mänginud Marokos, ma ei tea neid mänge, kus ta oli, kas ta oli seal. kurat, kui ta MM-i ka ei mänginud, siis on eriti no, raske. võis olla, sest et kui tal on 6 mängu ja MM nüüd just oli, siis ilmselt. okei. teeme 5, 4, 3, 2, 1 ja. anna veel vihjeid. ma arvan, et siit ei tule. siin on nii palju vihjeid antud, et ja. Alagas on sündinud 1,70 pikk. mis te veel tahate? 59 kilopiti. on Real Madridis number 21. ei anna see midagi. aastal 2016 kuni 2019 siis oli Manchester City's. 2019 ostis Real. kui vana ta on? 25. kas tal on Hispaania pärane nimi ka või ei ole? pigem siuke Aafrika nimi või? tal on jah. Hispaanialik või? Liverpoolis on üks mängija sama perekonnanimega. põhikoosseisus või? jah. hakkame siis tulema. mis positsioonil mängib? samamoodi keskväljal. jah. Brahim Diaz jah. kuidas me teda ära ei arva? no mina isiklikult ka ei olnud see peale. me teame. me teame ja, aga ta ei ole jah. et see oli siukene üks minu mängudest siis. tal on siuke eesnimi ka, et ta on pigem siuke. teeme väikse pausi enne järgmist. ja aeg on käes, et mängida meie järgmist mängu. ja selle järgmise mäng käib niimoodi, et me peame ära arvama klubi. mina ütlen nüüd 2 mängijat ja teie peate ütlema, kus need mängijad on siis koos mänginud. samamoodi põhimõttel läheb, et. kas ainult spordialast piisab? harilik tennis näiteks. Need reeglid on selged, hakkame jälle kergematest raskemate poole minema. esimesed mängijad on Bernardo Silva ja Mbappé. Monaco jah, kurat. Kirsin tabas. kus seda teadsid? nii, järgmised mängijad on tänal hetkel väga-väga palju meedias räägitud. Haaland ja Bellingham. Dortmund. väga hea. järgmine on Aubameyang ja Gnabry. Serge Gnabry. Yes. Dortmund. kas Gnabry oli Dortmundis? Arsenal. just. nii lihtne. mees teab, annate natuke aega mõelda ja mees mõtleb välja, näete. hakkame vanaks jääma vist. tõepoolest nad olid selles satsis. Gnabry on Bayernis mänginud, Dortmundi ta ei olnud jah. aga järgmised mehed, ma usun, et teie jaoks väga lihtne. Neymar ja Cavani.
PSG jah . väga hästi , Luts on saatnud hoogu 2 järjest . nii , ja ma usun , et Luts võib siit ära võtta 3., kui sa nüüd tähelepanelik oled . Manu . Manu jah . Manu , ma jätan selle vahele siis . ütle mängijad ikkagi . öelge mängijad , kes on Manus . Ibrahimovitš ja . Ibrahimovic ja Messi . Cristiano Ronaldo . Di Maria ja ja , Depay . see , Depay oleks veits off'i , aga oleks . ja , ja . nii , Toomas Parti ja Aguero . Atletico äkki , just nii , väga hästi . kogemata . vahel joppab , onju . järgmiseks on hetkel rivaalklubides mängivad mängijad Kai Havertz ja Son . kus on nemad koos mänginud ? Tottenham . Schalke . ei ole kumbki nendest . Kai Havertz . Kai Havertz ei ole paraku mänginud . oota , kes see teine oli , Kai Havertz ? Son , kus see Son ? Ming Son või ei kuidas ? tea , äkki Chelsea . ei ole , Havertz ütles , et tema muidugi Spursi mängijatega ei räägi . kas see on Premier klubi või ? kus nad koos olid ? ei , mõelge , kus on Son varem mänginud . üldse see ei tule tea , minu ma mõtlen pigem , kus Havertz mänginud . kus Havertz siis enne mängis , kui No mina arvan, et Chelsea'ga Saksamaal. liitus. ma arvan , et Saksamaa , Wolfsburg . ei ole ka see meeskond , aga Saksamaa on õige . äkki on Werderi Bremen . ei ole ka see meeskond . Hertha Berliin . Borussia Mönchengladbach . väga lihtne meeskond , eelmise hooaja Euroopa liiga teine . Bayern . Bayer Leverkusen . just nii , Euroopa teine . Euroopa liiga teine . Euroopa Ja, ja ma- teine , Sanderlubi . natukene mõtteainet ka teile ja nüüd viimaseks see , ma ei tea , kas on teie mängijad on väga tuttavad teile , mõlemad on ühesõnaga ma ei hakka ütlema , mis riigist nad on , ilmselt teate ka ise . üks mängija on Lacazette ja teine on Benzema . Lyon . just nii , ei olnudki nii keeruline sinu jaoks . ma iga päev et need mehed mängisid selles satsis koos isegi . ma ei , ma Benzemat ei teadnud , aga Lacazette see siiamaani seal Lyonis . tundus , et kõige keerulisem oligi Leverkusen siis . vot , selline see mäng sai . ja kätte on jõudnud 3. mäng , kus on meil siis 10 küsimust ja lähevad järjest kergematest keerulisemateks . alustame väga kergetest . esimene küsimus . mis riigi heaks mängib Salah ? Egiptus . siin tuli ühtse koorina see millisekundite küsimus oli , pärast vaatame video pealt järgi , kui läheb punktide jagamiseks . teine küsimus samamoodi peaks olema üsna lihtne . kes sai 2006 maailmameistrivõistlustel peaga rinda löömise ? raske küsimus , et ma üritasin viisakas olla . ka 3. küsimus on järjekordselt lihtne . nii et kiirete näppude voor . kuidas kutsutakse penaltit , mis lüüakse värava keskele ? täpselt nii on . mis see küsimus oleks , et lihtsalt keskele või ? värava keskele kergelt tšipides . kergelt tšipid , okei . nii , nüüd lähevad juba tšipa keerulisemaks , aga siiski on veel üsna kerged . EM-i võistluste miinimum väravavahtide arv meeskonnas . 3 . just nii , 3 on õige . võib-olla oleks nüüd juba huvitav , kui mehed kirjutaksid vastused , aga töötame need meedium veel ära . Lähme tagasi nüüd Inglismaale . kes mängib American Express staadiumil ? Brighton . ohoh , ilus . kas teised oleks teadnud ? jaa , arvestan . see on . Mitte kohe. ma ei jõudnud öelda kiriselt . mul ei olnud aimu , ma esimest korda kuulsin , no näe , vähemalt sain targemaks . järgmine küsimus tuleb nüüd siukene , mida te ei saa kohe puusalt panna , vaid te peate kindlasti mõtlema , kui keegi paneb puusalt , siis ma ei tea , mis mees see on . ühesõnaga siin oli ette 2 lemmikmängijat . mitmes klubis on Cristiano Ronaldo ja Messi koos kokku mänginud ? 2 peale kokku või ? just , hakkame siis mõtlema . hakkame otsast pihta . üks mees on ilmselt natuke rohkemates meeskondades olnud kui teine . 6 . 8 . 8 on õige . anna aeg . aga nägite , pani mõtlema , pidite arutama .
nii , nüüd on juba üsna rasked küsimused . mina sain küll . natukene lähme nüüd ajalukku aastasse 1993 , siis Oi. kui meist keegi ei olnud sündinud või siis kui üks mees oli . mis ta oli ? 92 . väga hästi , esimene . aastane . võib-olla siis tead , mis aastane olid , analüüsisid juba võib-olla siis . Mähkmetes . ma ei tea , mis tol ajal ühesõnaga üldse oli ., kes tol aastal võitis Ballon d'Ori ? Kaka . Kaka võitis 2008 . Rivaldo . Cannavaro . ei ole . 93 või ? ma võin öelda , et see mees on itaallane . Maldini . ei ole , ma ei tea , kas ta võitis . Cambiasso . 93 on äkki ikkagi . Schillaci . ei olnud . Kirlo . võiksime pakkuda , aga aga see see ei on ole hilisem võitnud . mees , et ma ei , hilisem jah . hetkel on see mees 57 aastane . kas ta on ründaja või ? ma kohe võtan ta täpsemad infod ma ei hakka ette . veel vihjeid küsima . ei olnud Cannavaro või ? ei , ma pakkusin . kurat , ta on ainuke itaallane , kes võitnud . minu arust on äkki Del Piero või ? vaatame . ei ole vist . ei ole jah , et see oleks reageerinud . kes need Itaalia legendid on ? hakkame siis . 93 on ikka väga . ikka on jah . nii , mis ta on ? siin oleks vist võinud tahvlid välja tuua . ründaja on ta tõepoolest . Del või Piero siis ei ole isegi või ? siuke . Balotelli . ei olnud Del Piero või ? kurat , mis need valikud siis on ? Itaalias 56 mängu ja 27 väravat . no me peaks teadma teda . ma usun kindlasti teate , kui ma nime ütlen , võib-olla te ei tule esimesena kohe tema peale , aga te teate . Totti või ? See mees on meil- äkki Baggio . kurat , see on hea pakkumine . väga õige , on või ? Roberto Baggio . ma ei oleks seda ära arvanud . super , normaalne . tuli välja . Cheatib siin . mees ikka teab , väga ilus . Ludvig on need rasked ära võtnud ikka . ta teab jah neid asju , mida keegi teine ei tea . kui mõtlemisaega anda , siis mees teab . nii , aga nüüd ma ei tea . võib-olla on see Kirsile liiga lihtne küsimus , aga võib-olla mitte , kui Kirs ei tea , siis ma arvan , et ei tea keegi siit , sest need on juba siin keerulised küsimused . aga see on seotud Liverpooliga . ja niimoodi on küsimus on järgmine . milline endine Liverpooli treener tutvustas This is Anfield silti tunnelis ? teate seda , et nad löövad käega seal ? ja vaata , Klopp keelas ära selle löömise . küsi uuesti . Klopp ei ole õige vastus onju . ei , et milline . Oota, kes tutvustas või? just , et kes tõi selle asja mängu . Rafael Benitez . ei olnud . me peame minema natukene kaugemale . see on mingi vana jah , peab väga vana olema . mul ei ole aimu ka . kes need Liverpooli treenerid üldse on ? Nad on 68 aastased . mina enne nende põhipremmi treenerite . mis aastal seda tutvustati ? kus see aasta oli kuskil , ma arvan , 80-ndates . Lõpeta ära. lõpeta ära . ei tea , pole õrna aimu küll . Prints Harry . Steven ma arvan , et isegi kui ma annan vihjeid , siis ta võib-olla ei tea , Ei et paku see ka. mees on , ma ütlen vastuse . Ian Wright. Shankly . ei tea . Polnud kuulnud ka jah . ma arvan , et homme ei ole meeles ka . Tuhard . Johannes oleks selle ära võtnud . midagi ta ei ole , eks . Johannes ei suudaks Liverpooli põhi ühte teistki välja tuua . nuusutaksime . ütleme nii , et noh , ma tean , et tõdel on üks sama raamat , mis mulgi El Clasico ajaloost . väga paks raamat , et mõni mees siin loeb vähemalt isegi . või vähemalt on kodus riiulis olemas . iseasi , kes ta loeb . just . nii , aga tuleme rohkem tänapäeva tagasi aastasse 2013 . kes lõi 2013 aastal Champions League'i finaali võiduvärava ? Arjen Robben . eks ebareaalne , nüüd . mul tuli see värav meelde . mulle ka . kuidagi niimoodi vaata . jah , okei . super . veeretas selle Ludvig sinna . ikka tassib , ma arvan , et tänase õhtu võitja on juba Ludvig . ma oleks ka selle . aga nüüd tuleb siuke impossible küsimus . hõbevillak . täiesti võimatu . siin saate kõik mängu panna . mängijad mitu punkti panete ? kõik , mis mul on . All in . kui kõik , ma ei usu , et te teate seda , aga Belgia mängija , kelle hüüdnimi on The Lion of Flanders . Fellaini . Aksel Vitsal . ei ole , Axel Witsel . kas see on tuttav nimi või ? minul ei olnud .
siis jälle mulle ka. ta on hetkel 70-aastane. oi jumal. ta on väga kuulus treener tegelikult, arvad guugeldades siin teada Vinni Nõu. oot. kas ta on, oota, praegu on treener või? ta on 70-aastane, et ma ei tea, kas ta praegu treenib vist. äkki on tikk-advokaat? ei ole. ei ole Belgia. ma oleks ära flippinud praegu, kui see oleks õige olnud. Kadvagat ei ole Belgia. 1988 ta võitis PSV Euroopan Cupi. Ainuke see, mida see klubi on võitnud treenerina siis seda. kuradi Johan Cruyff, noh. Hollandis läks. ma võin tõesti eesnimega öelda ära. Erik Den Haag. Vande Saar. Nad oli Edvin. Kas lähme tähthaaval poomismängu tegema? Erik Gerets. ei oleks ta. ei. Kiite ei. ma lihtsalt mõtlesin, et äkki teie jaoks on kõik ülejäänud nii lihtsalt, et ma panen lõppu. ma arvan, kui see oleks viimase tähega ära jätnud, me oleks ära kõik peale viimase tähestikusi siis, sest ta on lõpus ja siis oleks mingi. minu poolt kindel ei. aga sellised need mängud seekord sai ja minu silmis Ludvigo oli väga. ma olen ka oma võidu Ludvigole. kuigi siin Teder ja Kirjas olid päris väledad ja me võtsime. oli Marko, aga. me olime lihtsates väledad. kui korjasite neid ainult. jah, Ludvig oli maratoni jooksja ikka. me tegime selle sprindi ära. siis kui teie mängisite kabet, mängis Ludvig. kurat, see oli juba 3D male, no see ei olnud tavaline male. võib-olla Fantasy liiga tabelis on ka näha, et kes nüüd sprindivad ja kes hakkas maratoni just jooksma. aga hästi. selline ta seekord sai siis meil. Selleks korraks kõik ja näeme juba järgmine nädal. Tšau. olge ikka mõnusad, jah. Äge vist.